seekord siis natukene teistsugune video. Oleme Pese ise sisepesulas. Antud sisepesule siis Pese isel asub väol uue siis Olerex sõlme kõrval kohe. Siin on sellised laohooned, üsna kõrge ja avar ruum 2 pesuboksiga. Ja täna siis selle video mõte on see, et vaatame üle, mida täpsemalt siis Pese ise mündipesule siin endas sisaldab, mis võimalused siin on ja siis hiljem ka, et miks just Pese ise pesule ja räägin ka siis natukene, et miks mulle endale siin rohkem meeldib kui näiteks mõnes teises mündipasulas. Et aga ega pikka juttu ei ole, ajame auto ilusti siia boksi, auto sai tegelikult mõni päev tagasi korraliku pestud, aga need ilmad on nagu need on, seega käime uuesti üle, vaatame siis, kuidas oleks nagu sihuke mõistuse piires korrektne puhastus lihtsalt nende samade programmidega, mis siin on ja näitame, et tegelikult igaüks saab sellega hakkama, kes natukenegi nii-öelda soove avaldab. Nii, aga mis meil siis Pese ise mündipesule pakuvad? Meil ongi siin eraldi siis pigileotus, aktiivvaht, leotusainega survepesu, harjapesu, kes seda soovib teha, puhta veega loputus, siis kuivatusvaha ja siis hiljem ka nii-öelda läigestamine. Et Pese isest saab tasuda ka tegelikult Snapi rakendusega, on olemas võimalus tasuda ka siis müntidega, on võimalus tasuda ka tegelikult žetoonidega, kellel on näiteks sularaha, siis on eraldi olemas ka sularaha automaat, mida saab siis müntideks teha. Ja kõige kohta on tegelikult siis siin olemas ka üsna mugavalt erinev informatsioon just siis tasumise kohta ja kõikide nende programmide kohta ka, et sihuke väikene kirjeldus ja osadel siis ka nii-öelda distants, et kui kaugelt siis mingit asja auto peale lasta. Aga jah, alustamegi tegelikult siin kohe siis pigileotusega. Läheme põhimõtteliselt ülevalt alla enamusprogrammid läbi. Mõned asjad ma arvatavasti teen natuke teises järjekorras, aga siis ma hiljem juba seletan, miks ma seda teen. No nii, siis panin juba žetooni sisse, alustuseks siis panemegi kohe pigileotuse, nagu juhised ütlevad kohe otse siis survepesu leotusainega, et kogu see pigileotus maha loputada. Vajutadki siit seda numbrit ja siis siit tagant võtame pigileotuse ja hakkame vaikselt autole peale kandma seda. Et pigileotus siis tegelikult võibki panna põhimõtteliselt kuni akna piirini. Et, või universaalidel siis muidugi kõik tagaklaasid, kõik asjad ka, aga ei pea sellega nagu väga hulluks minema kuhugi katusele otseselt, pole seda väga pointi lasta, kui ei ole just tõesti auto väga-väga pikalt pesemata. Igasugu rattakoopiad ja asjad võib ka üle teha, et sealt kõik liivad, soolad, kõik asjad kätte saada. Ja niimoodi siis kogu auto. Nii, nüüd on siis pigileotus peal olnud, samamoodi survepesu leotusainega on ka korra juba tehtud, nagu näha, siis vaht on ka peal olnud, circa paar minutit ja nüüd siis edasi lähebki puhta veega loputus, kuivatusvaha ja siis läigestamine ja peale seda siis saab juba kokku võtta kogu selle pesukogemuse ja natuke rohkem rääkida, et miks just Pese ise pesule.
No nii, ja nüüd saigi siis siin ilusti auto puhtaks tehtud. Siin väopese ise sisepesulas võib ilusti numbrimärgi ette tagasi panna, et ära ei lendaks. Sest selle numbrimärgiga, kuna ta on magnetiga, siis on olnud küll seda, et pese ise see surve on nii hea, et ta lihtsalt läheb selle numbrimärgi eest ära. Ja see ongi üks põhjustest ka, miks mina isiklikult käin pese ise mündipesulates, olgu need siis väljas sees, kus iganes, et ongi surve neil hea, keemia, mis siin on, see reaalselt toimib ja ei ole hulluks mindud selle keemiaga, et mingites mündipesulates on see, et tõesti seda pesuprogramme on mingi 15 erinevat tükki, aga mitte ükski nagu korralikult ei toimi. Meil praegu video jaoks kulus 5 žetooni, ehk siis circa 15 minutit, 15-16 minutit. Tavainimene saab selle 15 minutiga pestud enda auto täis vabalt, isegi arvatavasti saaks hakkama juba isegi circa 10 minutiga. Et ilmselgelt siit mingi käsipesula pesu ei ole mõtet oodata, et ta on ikkagi, ongi survepesu, ta ongi mõeldud selle jaoks, et auto saab kiiresti puhtaks ja ongi sihuke mõned vahepesud siis justkui nii-öelda tavalisele käsipesule. Et käsipesuda jah, pigem suure tõenäosusega ei asenda, aga just sihuke suurem mustus maha saada ja tegelikult praegu nagu näha, siis auto tõesti on puhas ja ilusti ka hüdrofoobne tänu sellele kuumvahale ja läigestamisele, mis siin sees on. Et kindlasti mine proovi enda kodu ligidal pese ise pesula ka ära, neid on igal pool, neid on siin Pärnus, Raplas, Sauel, Tallinna külje all, Kehras, et kokku neil on jah neid üpris palju ja tuleb veel juurdegi ja enamus on sisepesulad, ehk siis nüüd ka praegu, kui õues on circa 5-6 kraadi, kell on juba 11 õhtul, õues muidu on kott pime, sees on mõnus valge, laed on kõrged, nagu näha siis drooniklippidest, et drooniga sai ka päris ilusti lennata sees. Ma olen suht kindel, et kui ise järgi katsetad, siis kindlasti meeldib. Jäta kommentaarides info, kas oled katsetanud juba pese ise pesulaid, kas plaanid minna, mida arvad neist. Kindlasti ära unusta like panna ja ära unusta ka subscribe vajutada, et üritame siin äkki veel näiteks paari kuuga äkki 1000 subscriberini juurde. See oleks päris hea. Aga jah, ega muud midagi. Näeme juba järgmine kord, vaatame, mis siis huvitavat esitleda on ja tšau-tšau!